Meie oleme täna maja juures. Teeme nii, et kasvuhoone oleks valmis. Saaks siia siis varsti istutada, sest soojad ilmad tulevad. Siin sees on praegu selline seis. Siia on veel mulda vaja. Ja siia on vaja ääred teha. Sealt tagant on vaja veel kinni panna. Aga praegu paneme selle tünni siia. Selleks siis Toni panebki need kivid maha. Aga kiirustamine on ka sellepärast, et Toni läheb ära laupäeval, võib-olla pühapäeval Soome. Siis ma olen jälle üksik ema. Et siis mul ei ole abi enam ja et praegu ta teeb need asjad ära, mis on vajalikud veel siin maja juures. Õnneks nagu väga palju asju ei ole vaja, sest et nagu varjalus sai valmis ja sellega saime siia ära toodud, et mulda vaja või? Või siis tagant ära koorida, jah. Et ühesõnaga õnneks väga palju asju ei ole vaja teha. Aga siiski mõned asjad on veel vaja teha siin. Ja siis kui ta on läinud, siis me hakkame istutama siia neid tomatikke siia taimi. Aga tibutab nüüd, see on jama. Nagu pilvede mõttes ei tohiks nagu väga palju tulla. No loodame jah. Hall kõik. Peale aga seal. Siis sademet hulk neid. Need taimekastid on veel siin, sinna panen maasikad, need lähevad vist siia, aga veel ei tea, Tonil võib olla mingi parem idee, kuhu need panna. No muidugi väga ilus oleks Toni see ka, vaata mind korraks. Et paneks siia ette ühe ja teisele poole teise. Või sa saaksid 2 kasti veel mulle teha. Kuhu ette? Nagu siia ette. Tünni pea liigutama ju. Seda küll, et saab siit tünnini ja ei oleks ilus küll, kui oleks proportsioonis. Ja et siit eest vaatad siis nagu seal on üks kast ja seal on üks kast. See võib isegi olla niimoodi, et üks kast on siin ja siis on vahe sees ja teine kast on siin ühe külje peal nagu niimoodi. Sest too on nagu kole külg. No seal me peame koorima ja siis jälle tõsta kast minema. Jah, muld kõik sees ja siis ei saa tõsta enam ja siis ei saa nagu nii. No saab, aga lihtsalt liiga palju vaeva. Sinna on mingi puurida juurde, ma ei tea. See võib-olla on parem ka, et kasvunes. Ja kastad siin on ju, tegeled siin. Jah, see on ka päris hea. Ja peab vaatama ainult, et tegelikult kuidas see niitmisala. Et sellega peab ka arvestama. Niikuinii enda kastidega suht tuksis. Tuli täis kunstmuru osta siia mänguväljaku alla näiteks ja et sinna panna igale poole, et seal niitma ei peaks. Ja siis ilmselt ka kasvuhoone ümber ja üldse sellised kohad, kus on kehva niita, et sinna paneks kunstmuru siis. Et siuke hea, odav, lihtne lahendus. Muidugi ilusam oleks, kui oleks mingi kivid ja asjad, aga ei ole praegu mõistlik panna seda raha selliste asjade peale. Nii. Saab loodi või saa? No ei tea, jah. Vaatame. Täna vist tuleb veel 2 koormat mulda meile. Aga see ei ole nagu kasvuhoone muld, vaid see on nagu tasandusmuld. Kasvuhoonesse peab ka vist mingil määral panema. Ja samas kui me praegu musta mulda ostame, siis sellest saab ka juba päris palju sinna. Ta on suht täis juba. You know, ei või? See on ikka auk. Juulikad ka segavad. Kõige parem. Tegelikult suva. Viskasin kasvuna taha auku. Ühesõnaga jah, sellised lood on praegu siis, et täna on 4 päev, Toni läheb siis 2 või 3 päeva pärast ära, ma loodan, et 3. Et siis saksagi laupäeva ka veel veetes, laupäeval lubab nii ilusat ilma, et saaks veel koos olla. Ma just vaatasingi seda, et rääkisin töökaaslasele ka, et just on minema, et nagu... Just tulevad ilusad ilmad, sa pead ära minema. Ilus ilm ja ma olen minema. No laupäeval mul on pildistamised ka, aga kuna suht palju tühistamisi on olnud ja siis ma mõtlesin, ma ei otsi asemele, vaid ma pigem tulen ja naudin ilusat ilma. Sa juba viid ja ma just mõtlesin, et ma panen filmima ja tulen aitan sind. Üksi on nii hea. Okei. Aga kivid peab alla nüüd panema, jah? Ma toon. Ja ei oota, vaatame korra. Oota, siin on see, näed, et maapind läheb siit nii üles, aga see kaugus ongi okei. Siis et üles ei taha väga sinna poole panna. Ja, see ongi okei, jah. Mäletad eelmist korda, kui mulda toodi või? Ja auto kinni jäi. Nüüd on omanik ise, et tema on juba rohkem kogemust sõita.
ja nüüd on äkki kuivem, kuigi just tibutas natuke. Et loodame, et seekord siis kinni ei jää. No praegu tuleb hästi, peaks hooga tulema. Kui ta hooga tuleb, siis on hästi kõik. Praegu tuleb hästi. Hirmus on alati. Veel sinna mänguka juurde suht on ja. Nii, praegu on lootust, et ei jää kinni. Eriti kui ta nüüd koormaga maha saab. Mine alla sinna. Ossa mana. Oh my god. Pean lai nurga peale panema. Äge. Puhas. Kas seekord saab ilusti välja ka ikka. Nii. Nüüd tuleb teine koorem. Ja ta sai ilusti välja siit. Sest seekord ei ole seal see pinnas, muru ei ole seal. Muruga vaata on libe ringi hakkas käima tookord see ratas vaata. See on hunnik mulda siin. Nii ja. Nüüd ma pean hakkama käruga laiali vedama muudkui. Nii, siin asjad edenevad. Seal on 2 koormat mulda. Taimekastid on siin. Papi panime juba alla. Siin on üks külg tehtud. Siis tuleb minna poodi, osta mulda. Aga siin on siis teised holtsisin ära Tonile, et saaks teha need teise külje siia poole. Siia jätame sellise koha, kus saab panna mingi ämbrid ja asjad nagu tööriistad ja asjad, et siia praegu paneme nagu siit lõpetame ära, et sinna poole jääb muld. Ja edeneb, õnneks edeneb. Et muidu siin kõik asjad võtavad nii palju aega, et vaatad nagu, et teeks seda, siis on toda vaja teha, siis on vaja enne nood ära viia. No nagu ikka, mis ma ikka siin kogu aeg räägin sama juttu. Aga need kastid jäävad vist siia praeguse seisuga, et kui sinna lähevad maasikad, siis on päris kena siin minu arust. Toni tuleb selle mõõdulindiga, hakkab mõõtma midagi. See mõõtma hakkad? Vahe laiust. Et mõlema poolt saaks ilusti, jah? Vaatame siis, mis teeb Toni siin. Mis ma teen või? Ja, mis tööd Toni siin teeb. Õpime targemaks. Keegi tahtis, et sa teeksid seda vlogi, kui sa sõpradega välja lähed. Sõpradega? Sauna või midagi. Hull. Seda küll ei saa näidata. Hullud ikka täitsa küll. Mul ei ole normaalsed sõbrad. No heaga nagu. Nii, palju on? 60 või? See tuleb sinna 75. Nii palju? Tuleb post nagu. Ja siis tuleb sisse poole. Okei, jah. Sest et see käiguvahe ei pea nii suur olema, pigem las olla see. Siit siis põhimõtteliselt tagant 75. Ja siis tuleb laud veel siia nagu. No ennem oli ka nii, et siit nagu, no imelik on, kui see hakkab siit, siis tuleb see mingi nurk. Ja. Sul on väga hea mõtlemine. Aga teeme siis nii. Mõtlen hoopis siit selle laiuse. Meie tulime Valgesoosse, torni. Mitu ka kohe jõuab sealt. Tubli! Toni on viimast päeva kodus, siis mõtlesime, et teeme midagi toredamat. Seal on see kollane asi, jah? Siin on tuul, jah? Keegi on seal või? Näen jah, keegi on seal. Kas on veel summida või? Ei saa rohkem. Näed, kõik puud on juba rohelised. Vaata kui roheline see kask on. Vaata, seal on nagu vägi läheks üles nendest puudest. Puudest, jah? Nüüd on lihtsalt kõrval on maa.
seal on sooala, siis seal on vaadake kui väiksed puud. See oli kasva kõrgeks. Nii külm või? Mul hakkas küll soe selle kõnnimisega. Näed, meie oleme nüüd Kuklase pesa juures. Teeme seda, mis vanasti tehti. Issand, kui täis see on. Tahad maitsta nüüd või? Anna teile väike ots siis lihtsalt siis. Tahad või ei taha? Seal ei ole sipelgat. Vaata, seal ei ole. See on hapu lihtsalt. Tahad või ei taha? Tahad proovida? Hästi väike ots siis. Jäta pool mulle ka. Tundsid või? Ei tundnud? Ei taha või? No pane kokku su, Limsi. Pane kokku. Jah, nüüd tunned või? On hapu või? Ei olnud või? Jaa, see on nii hapu. Nii hapu. Siin on üldse hapu. Ei tundnud või? Natuke tundsin. On see mingi väga õige kohe nagu ikka tugevalt hapu. Hea on see. Tahan ka veel. Ei, rohkem ei ole tibu. Lähme segame sipelgaid. Rohkem segame, jah. Kõik said ära katsetada nüüd selle sipelga hapu, Kuklase hapu. Ja nüüd tööd nutab, siis tema ei saa veel. Keegi ei saanud veel. Näed, siin on kirjas Kuklase kohta, loeme. Nii hakkame tegema vahukomme. Vaata, tiku-tiku. Tiku-tiku või? Ta on veel ära. Haiseb natuke, jah. Vaata mu suud. Kui see suu jälle mustaks sai, ma tegin puhtaks vahepeal. Nii rõõmus. See oli šokolaadi või? Okei. Mis sa häbened? Suur lõkke nüüd siia. Issand see sõrme, mine pese ära vahepeal. Okei. Pane äkki. Anna Luunale. Mulle kas saaks toida minu omas mälu. Kuhu alla natuke mida? Ära seda nii lähedale pane. Neid tööre sinna ka pane. Ei, sellest täitsa piisab. Vaata nüüd ei põle väga kaua ja Ma meist väga ei saa. saab väikse. Oota natuke, Luuna. Ma tahan ka võtta ühe. Mina teen siis ise. Saad ühe ampsu panna, jah, tervelt suhu. Tubli. Aga ärge praegu veel tehke. See veel põleb. Ma panen lihtsalt need Ja, ma lihtsalt ütlen, et Ära väga palju lükka, Luuna, sa ei saa enam ära sealt muidu. Pool jääb sinna toki külge. see on ainult üks salg. Nüüd võin panna või? Ära pane praegu, vaata musta tuleb veel. Kui see mustus ära läheb, siis on ju. Istu. On käed puhtamad või? Näita nüüd käsi. Väga hästi. Teise puka? No, väga hea. Natuke jälitab. Kes see jälgib? Issit jälitab toss. Mis paningi siia, siis minust endal sealt tuul sinna. See on nii hull. Ma ei saa vaadata siin. Oih, ma panin rõvedat häält. Mingi kas nüüd võib teha? Ära nii palju pane korraga. See hakkab voolama muidu alla. Ühe kaupa. Luuna pani ka mitu või? Miks sa mitu panid? Ma ei tea. Ma võtan. Mis teil on ära põlenud, aga tahab mingit musta? Ära võtta rohkem ära. Ära võtta ära. Oo, see on. Emma. Emma, süüda. Et seda musta ei oleks. Vaata, Neitu juba pani. See võib ka panna. See võib ka panna. Pane. Pane. Oi, Noora, võtta ära. Puhu. Kõrstas juba kõik. See ongi hea niimoodi, kui sa nii teed. Mul ka nõiapidul lasin kõik kärtsata. Luuna, sul põleb otsast. Kõik puhus ja siis oli nii hea. Puhu. Ta jääb edasi põlema, vaata. Just oli selle suht nähtamatu löök nagu. Jaa, selleni näegi. Sa kuuled ainult särinat. Need nende Toni sonksiga ära. Toni naerata nüüd. Nüüd oli võtta. Lõikasin juukseid tal täna. Ja sa oled. Pooled lokid sai ära lõigatud. Tagant on sirge eest natuke lokkis. Pane natukene lähemale. Netele sul on juba hea. Nii hea. No vaata, kuum võib olla, on ju. Appi nii hea maitsega. Maasika maitsega, jah. Täpselt. Natuke veel või? Sul on isegi vähem alge panna. Nii kiiresti läheb see põlema, siis vaataks, sul tuli see on, siis lähebki nii kiiresti. Kõige parem on minu arust siis, kui teed ikkagi nagu Natuke kaugemale. Leegiga vaata. Ja siis on kõige parem, sest et ta kõrb ära siis. Aga noh, praegu ei ole. Ka läheb pehmeks, muidu ei jõua minna, praegu läheb pealt ei löö. Nii kiiresti saab valmis, nii hea.
kuum ju, ära pane kohe suhu. Tuul nüüd keerab, siis tuleb teile jalgade peale leek praktiliselt. Punane see. Lükkasingi kaugemale. Punane see. Okei. Toni tegi lastele sinna ATV-le raja. Nüüd näitab ette. Mina siin panin muruseemed ja need sõidavad üle. Kõik on nii lõbus. Näed, saabki. Off-road. Talle tundub, aga kui sa siit alla lähed nagu mäed, siis ära ette ennast kaluta. Luunare sinna mine, vaata, sa teed selle raja täis seda, näed. Noora. Nii ruttu. Nettu ei lähe ette, nettu ei lähe. Nettu, mine kaugemale. No väga hästi. Pea oli täiega taga. Ütlesin Noorale, et ta sõidaks ATV-ga. Tee sealt tagant veel. Rahulikult, ära nii suur hooga mine. Et ütlesin Noorale, et ta sõkuks kinni selle mulle, mis siin panime. Tee äärtest veel. Ja, tee niimoodi, et sa lähed siit, keerad sealt ja tuled siit, keerad siit, lähed hunniku tagant, keerad ümber. Hunniku tagant keera ümber nagu. Hunniku tagant. Sõida üle hunniku, hunnik. Lähed sealt tagant, keerad ümber ja siis tuled siit keskelt. Ühesõnaga jah, vaadake nüüd Noort. Sõkub kinni siin mul selle. Siis saab juurde panna. Vaata, kui keskendun nägu. No tee hästi mitu korda veel. Neid ära ette mine. Näide vahepeal on see kets keeb ringi. Läheb küll, jah. Väga hästi. Väga hästi. Ilusti tatsab ära, jah. Muidu me seal tagapool tegime Toniga jalgadega. Siit tegime ka terve hunniku ära. Aga siin me tatsime jalgadega. Vaada, kui palju mulda siia läks. Kõik olid mingi augud. Lihtsalt suuremad augud täitsimegi ära. Need mängivad seal nunnult. Nüüd tuleb seeme uuesti panna. See muld näeb täpselt välja, nagu see oleks mingi liiv. Tegelikult on muld. Noora tatsab enamus ära, siis saab siia mingi väikse kihi veel panna. Kunagi kevadel ostsin selle silu ja nüüd saab korralikult panna proovile seda. No me enne tegime ka sellega, aga ma ei filminud. Luuna sõidab seal ATV-ga nüüd. Ja näed, ATV-ga sai ilusti ära siluda selle või suruda siis alla, sest et mõned augud olid nii sügavad, et minu peenrasse ma pean sealt pärast räädama. Need tulevad kivid. Ei või? Ma ei tea, vaatame jah, mis me paneme sinna. Ühesõnaga, mis ma tahtsin öelda? Et mõni koht vajas nii palju täidet, et ta oleks nii alla vajunud, et praegu tuleb ära vajutada, siis saab korralikult sinna seemne panna ja topelt seeme siis tuleb siia. Sul on 2 või? Okei. No. Niidu! Väike murka. Päev otsa maja juurest on olnud. Vaata, kus ma saan panna niimoodi, et parem näha oleks. Niimoodi vist. Nii jah. Nii on ka hea, ei ole.
nii mõnus, et suveilm on. Tore on olla kohe väljas ja maja juures. Jaa. Mulle pritsis kõik. Mitte mind! Otsas! Esimene soe mõnus ilm. Lapsed kohe möllavad. Täna oleme tulnud siia kasvuhoonesse, et siis ära istutada tomatitaimed. Pidin seda tegema küll juba tükk aega tagasi, aga lihtsalt elu on nii kiire on, tööd on nii palju olnud. Pluss Tonit ju ei ole, et siis lapsed on nohus. Et pole üldse nagu aega olnud teha seda. Aga nüüd siis ma väikse kühvliga, laste kühvliga teen siin auke ette. Minu enda õige kühvel on kuskile kadunud. Lapsed nii armsad tahtsid otsida küll mul, aga kahjuks ikkagi üles ei leidnud. Minu roosa kühvel, mul oli roosa kühvel. Aga mul on muideks üks selline asi ka, mis sa paned trelli otsa. Ja siis trelli nagu otsaga keerutad selle augu sisse. Aga kuna ta on siuke nagu sellise diameetriga suht väike, siis nii suuri auke ma tollega teha ei saa. Kindlasti saaks mingil määral, aga see minust võtab veel rohkem aega siis. Et ma seda auku mingi siluks ja võtaks et mulda käega siis välja ja nii edasi. Praegu me siis oleme siin, teeme auke ette. Ma ei tea tegelikult, kui palju üldse vaja on. Kohe loen tegelikult. Mul on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tomatitaime. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mahub küll. Pluss mul on paprikat ka. 5 paprikat. Tegelikult peaks nii tegema, et ette paneb paprika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No vaatame. Ma teen igasahes mitu auku ja siis vaatame, kuhu me need taimed täpsemalt paneme. Ega te vist siit väga ei näegi nüüd enam. Äkki nii näete paremini. Vahepeal, mis me siis teinud oleme? Ei oskagi öelda. Olemegi kodus olnud. Ma tegin selle mööbel ühe koostöö reelsid ära, 2 tükki. Ja saatsin nüüd neile ära, et siis nad vaatavad üle selle. Et kas ma võin postitada selliselt või on midagi juurde vaja või on midagi liiga palju. Et siis nad annavad mulle märku, kui nad üle vaatavad selle. Ja täna ma peaksin tegema veel ühe aknapesurobotiga koostöö reelsi ära. Ma veel vaatan, kas ma täna jaksan, kui kaua mul siin läheb. Et selleks ma pean pesus käima, siis sellise peaga ma nagu väga reelsis olla ei taha. Teie ees küll olen, vaata. Aga reelsis olla ei taha. Ei olegi kõige hullemad juuksed mul praegu, aga ma tahaks, et alati oleks ikka fresh ja värskelt pestud, et siis näeb nagu kenam välja. Ja siis ma teen aknapesurobotiga. Ma sain uue aknapesuroboti. Et see on nüüd mingi uue mudel, 2026 aasta mudel. Et siis ma tahtsin kohe ära katsetada, kuigi mul üks juba oli. Too töötab ka väga-väga hästi ja mulle väga meeldib ta, et ma ei ole midagi nagu halba öelda tolle kohta. Aga kui ma sain nagu pakkumise, et kas ma tahaksin näiteks seda uut katsetada, siis ma olin mingi jaa, please, andke palun. Nii äge, mulle alati uued asjad meeldivad. Eriti selline tehnika, et siis ma hea meelega võtsin vastu
kuigi noh, veits veider võib-olla tundus, et mul just reklaamisin eelmine kevad ühte robotit, siis nüüd on nagu teine robot. Nad ei ole nagu samast firmast ka, et siis on nagu ka võib-olla nõme, aga nagu kes ütleb, et ma ei tohiks upgrade ida, sest et ta on küll siuke upgrade sellele vanemale mudelile. Et jah. Demo tellimus tuli kuskilt. Tellisin riidepuid, aga noh, ma ei teadnud, et Eestis ka suht odavalt on. Seega ma tellisin suht mõttetult. Oleks mitte pidanud tellima. Oleks rohkem raha alles jäänud, aga noh, mis sa teed? Nii sa teed. Mul tuleb üks koostöö veel, mis on vaja mul nagu filmida. Ma ei tea, aprilli, maikuus on kuidagi nii palju koostöid tulnud ja no nii ägedad koostöid, et ma ei saa nagu ära ka öelda, et nagu tihtipeale nagu ma ikkagi kõiki vastu ei võtta. Nagu väga paljudest tegelikult ma ütlen ära, sest et need kuidagi ei kõneta mind, ma nagu ei võta täiesti vastu sellist asja, mida mul ei ole vaja või mida mina ei kasuta lihtsalt sellepärast, et saaks mingit tasu sealt vaata. Et ma seda ei tee, sest et ma nagu, isegi ma ei oskagi juba asja reklaamida niimoodi, kui ta mulle ei meeldi, et hakka seal mingi valetama, ma lihtsalt ma ei taha. Et siis, aga praegu olengi tulnud nii palju koostöid, mis on nii ägedad ja ma kindlasti tahaks. Et siis on kuidagi nõme muidugi see, et koostöö järel põhimõtteliselt tuleb. Aga no see on ainult periood, et siis tuleb kindlasti jälle mingi pikem paus, kus ei ole koostöid. Mu augukesed on nüüd siin. Veits võib-olla liiga tihedalt sai. Aga vaatame. Saab rohkem taimi ka siis maha panna. See aasta tahtsin kindlasti ka siia sellist kastmissüsteemi. Aga ma pole veel valmis ostnud. Päris hea oleks. Vaata, meil tuleb siit kõrvalt tünnist nüüd. Tuleb vesi. Issa, kui hea õues on. See kasulas on nii kuum. Et ma jätakski selle nagu kraani lahti ja siis siit vaikselt tilguks. Et see oleks nagu mõnus. Et siis ei pea üldse kastma. Ei pea muretsema nende pärast. Aga ma pean selle nüüd ostma mingi päev. Ma pean nüüd siin sättima ja vaatama, kuhu mis taim läheb. Tahakski panna niimoodi, et paprikad tulevad siia ette. Tomatit ette. Ja iga aasta annab paprikad ka meile. Mul ema nii armsalt kasvatab taimed ette iga aasta mulle ja mina ei pea sellepärast üldse muretsema, nii tore. Nii, siia läheb siis 4 paprikat. 5 paprikat. Ja siis emal on kirjutatud peale, mis on suured, pikad, kõrged taimed nii-öelda. Ja mis on madalad tomatitaimed siis. Ma ei tea, kas te kuulete taustal seda ka, kuidas lapsed klaverit mängivad. Nad ikka suht palju mängivad seda seal. Nii, see on ka madal, see võib siia minna. Ema ütles, et ma peaks auku panema kanakakat natuke igasse auku. Nii, paneme siis natukene, palju julge panna. Just küll peo täis, aga ma ei tea, ma julge panna nii palju, sest ma olen kuulnud, et ta võib nagu söövitada. Panen siis nüüd törtsu, sest ma panin mulla sisse, segasin ka. Et siis äkki ei ole nii palju vaja seda kanakakit panna nagu just auku. Aga see kanakakka haiseb ikka mõnuga. Mõnuga. Nii, siis peaks vett panema auku, on ju. Minu arust oli nii. Iga aasta istutan, aga ikka ei mäleta täpsemalt. Äkki te tahaksite meid kuidagi paremini näha. Ma ei tea, kuhu panna see kaamera filmima. Niimoodi äkki näete paremini tervet kasvahoonet. Teate nüüd kasvahoone taga otsas. Aga ma unustasin juuksed kinni panna, need nii häirivad mind. Nii, paneme siis seda vett mõnuga.
nüüd ma pean kannu täitma, millega läheb veits aega. sa mõtled, kellega ma räägin? Ma ette räägin. Rääkisidki oma ette või? Telefoniga tegelikult. Kus telefon on? Seal. nii kaua ma võin vaadata, kuhu need kõrged taimed lähevad ja mõned madalad. Kõrged peaks olema siin taga, see Malle. Malle on siin. Poisekesed ei ole juua saanud paar päeva nüüd. Ma unustasin ära, et mul on taimed siin. Malle. Nii, siin on ka Malle, siin on Vilja. Kes tahab teada, siis ma praegu ütlen kõva häälega ära. Härjas süda, see on ka kõrge. Härja süda on mul veel. Siis Maike madal. Kõik on Maiked. Paneme siis need madalad siia. Maike, mis on hääle pära. Maike. Oppi, vasikesed tahavad juua, kohe saate. Kõik lehed on longus. Nii, kes sina oled? 100 ja 1000. Ma ei tea, mis asi see on, kas ta on kõrge või madal. Tema läheb siis siia poole näiteks. Ma pean veel auke tegema juurde. Ja mul on veel taimi, oh my god, siin on, kõik on kirstomatid, need lähevad siis sinna taha vist. Suur kirstomatite sein tuleb sinna. Kas ma võin neid kasta? Neil on juba piisavalt. Sa võid kasta küll, aga... Okei, kui see täis saab. Ja, sa võid selle samasega kasta sealt niimoodi. Ma mõtlengi selle vooliga. Jah. See on siis, kui see täis saab. Nii. No, okei, võin jah. Võin jah. See oli kaua. Siia jooksma. On jah? Aga mitu taime mul on siis vaja juurde? 1 või mitu auku? 1, 2, 3, 5, 6, 7. Oh, nii palju. Nii, teeme siia nurka veel. Aga hakkame siis istutama järjest. Võtan selle siit esimesena. Istutame ilusti kõik siia ära. Niimoodi, väga hästi. Esimene taim on paigas. Nüüd on tomat, järgmine, see on Malle. Teen alumist lehed ära. Istutan nii sügavale, kui saab. Ja kas te seda nurka vist ei näe hästi? Ta on veel sügavamale tegelikult istutada. Aga ei saanud praegu. Nii on nii sügav auk ikka. Kuigi tegin küll suht sügavad. See on ka Malle. Siin on keegi veel kaasas. Tahaks nii sügavale istutada. No ei saa. Pean ikka natuke kaevama veel. Ma tahaks sügavamale, sest mida sügavam nad on, seda paremini nad saavad kätte seda vett sealt. Aga mul läks kastmisega ta natuke, näed, natuke, jah, sellega minu sõnad, natuke rohkem ei oska edasi rääkida. Näed, see on juba parem. Niimoodi ma tahakski. Abi, üle tuleb vesi. Nii, jah.
nii, siit kohast siis, kui mul on 4 tomatitaime olnud, hakkavad madalad, et mul oleks meeles. Ma ütlengi selle videosse ka, et ma ei unustaks ära. Et mul hakkavad nüüd siit madalad, aga ma paneks selle siia, et sealt hakkavad madalad. Et neid ma ei näputa, sest et kõrg nendel... Oi jah, tõmbasin nii palju maha seda pealispinda. Sest et kõrgetel on vaja ära võtta need kasvud, aga madalatel ei ole vaja seda teha. Ja siis ma pean teadma, mis on kõrge, mis on madal. Nii, nüüd sain kõik istutatud, nüüd vaikselt kastan neid siin mitu korda ja taga on kirstomatid, kõik need on kirstomatid ja siis siin tulevad järjest need 2 on siin maru äbarikud, aga loodan, et ikka nüüd kui vett saavad ja maha said istutatud, et siis jälle on turgutatud, sest need on täitsa okei, mis siin on. Ja siis need, ema ütles, ma võin panna üldse õue, et nemad on suures potis, et ma siis mingi hetk viin nad õue või võin kohe viia või. Ma ei tea, pean ema käest küsima. Ja siis siia poole tulevad veel kurgid kunagi hiljem. Ema ütles, et praegu meil vara kurke panna. Lapsed mängivad nii armsalt. See läbe karjumine käib, aga ma ei tea, see on lihtsalt nii armas vaatepilt, kui nad kolmekesi käivad mööda põlde, mängivad, arutavad, naeravad, õpivad koos. Nagu nii armas. Lõuna sai aru vist, et ma filmin nüüd, ütlesin teistele ka. Seal kaugel põllu peal teevad võililledega midagi. Ma ei tea, mis nad teevad, aga enne nad räigelt naersid. Nii nunnud. Meti, mis sina teed? Mis sina teed? Ma siia usse, üks ja üks. Näiti, mis sul topsis on? Kes need on? Ussid. Vihmaussid või? Kus sa paned neid? Siia, mul on siia. Mina panen tahapoole ka. Siin on nii palju vihmaussikesi juba, jah? Panen nagu laiali, panen siia poole ka. Vaata, siin ei ole üldse. On sinna ka. Su sipervad ju. Praegu võtta sabara. Ei söö. Mina pane ikka. Pane mitu tükki sinna. Juurde või? Viska veel kaugemale ka, jah. Viska busse nagu seemneid. No viska mujale ka. Pane sinna poole näiteks. Taha poole. Hops. Sinna. Vaata mint. Sinna. Taha. Fui. No pane kõik ära siia, jah? Siis nad otsivad omale pesa, teevad siin. Teise mängivad seal. Mina panin siia maasikate vahele sibulad ära, mis mul tegelikult olid seal. Näita teile, mis ma siis täna tegin. Selg nii valus. Vana inimene, ega pole midagi teha. Nii. Need sibulad olid, siin oli ju kasvuhoone varem. Sibulad olid siin, jäid sisse, sest et nad nagu talvitusid ja hakkasid kohe nagu esimeste soojadega uuesti kasvama. Nüüd ma siis tegin niimoodi, et vaata, meil on siin see nagu aed on ümber. Ma panin siia, seal taga on gladioolid, siis ma panin täitsa taha, panin päevalilleseemned, aga nagu sellised, mis ei anna nagu vilja, seemneid siis. Neil ei ole viljad. Ja siis siia poole ette pudistasin igasuguseid, näete, selliseid lilli, igasuguseid ruukililled ja mingid sellised.
et panen praegu siia, siis ma homme viskan ära. Siis ma panin kõrvitsaseemneid ka. Olen ikka peituma juba enne unustasin, et tuulega ära lendaks. Enne kõrvitsaseemneid ma panin siia, kus on need tokkid. Nagu see, too. Ja ma panin need kõrvitsaseemned. Pidi iga meetri tagant panema, aga ma ei tea, kas ma kõik üldse jätangi siia. Et siis ma vaatan, kas üldse midagi üles tuleb. Ja kui tuleb üles, siis ma saan ju ümber istutada ka. Ma ei oskan kuskil neid kõrvitsaseemneid panna. Siin oli nagu ainuke selline puhas ala. Ja vaadake seda kaske siin. Nii mõnus, ta on nii suur. Ja nüüd tuleb lehte ka. Ja lõpuks ongi siin. Sisuliselt ongi krundi keskel. Ise hakkas kasvama siin nagu. Et see on nii mõnus. Ja mis ma veel tegin? Siin siis kastsin natuke, siis siin on muruseeme. Mulda panin natuke. Lapsed jäävad juba siit, ei tohi joosta enam. Siin on ka muruseemed tegelikult. Aga vihma ei ole üldse tulnud. Okei, väga hästi. Ja siis siin ma... Teen trenni. Teed trenni või? Siin on see. Pärast võiks tooma. Okei. Siin näete, ma olen kõik välja kaevanud sellise umbrohu nagu see. Ma ei tea, mis see on, aga see kasvab nii kiiresti, see kasvab nii suureks, et kui muidu poleks vaja niita, siis selle taime pärast on vaja niita siin nagu nii tihedalt. Ma kõik siit üksikult olen välja võtnud, sest neid oli siin ikka meeletult. Nagu kui te seda kohta näete, see on tegemata. Nagu kõik ongi selline. Kõik on lihtsalt täis seda ja naati. Ja muru ei ole üldse, aga see on nagu varjualus ümbrus. Et siis ma tahaks, et siit oleks nagu ilus. Ilus muru ikkagi. Näin müsimummukene. See mu kustapuu. Ma tea, kui suur ta juba on. Aga jah, nüüd ma olen siin 2 päeva teinud, mitte küll nagu päev otsa, aga ikka tehtud pole saanud. Siit on veel vaja jätkata. See ala ongi jäänud veel, mis siin on. Siis on kõik sellega ja muidugi mingid kohad seal on jällegi välja tulnud, mida varem näha ei olnud. Näete, kohe eristab ära, millised on need. Ma ei tea, mis taim see on, mingi umbrohi on, aga kohe eristab ära, et suured lehed. Mis nad seal taga teevad jälle? Ühesõnaga jah, siin on mul punasestar. Vaadake, kui suur ta on. Just ei olnud varem nii suur. Mega äge, et ta nii suureks on läinud. Toominga sõitseb seal. Mis ma veel näitan? Ei olegi midagi näidata. Siin me vedasime mulda räigelt. Seepärast ongi kõik selline hele. Sest need olid nagu tühimikud või nagu augud siis jah. Me täitsime need kohad ära. Aga kui siit muru hakkab läbi kasvama, siis läheb kõik jälle ilusaks. Siin oli liivakast varem. Ja nüüd siin pisike muru juba kasvab, panin seemnest kasvama. Ma ei tea, kui hästi on näha. Näed ikka on näha. Et selleks saaks, kui niita on vaja, äkki kasvab see muru ka mingil määral järgi. Ja veel näitan siin siis. Siin on minu ilukirss, mille Sirli kinkis mulle, kui me maja saime. Aga see juba on ära itsenud siin vaikselt. Siin on mul eelmine aasta ostsin emadepäevaks magusakirsi, ehk siis mureli. See on suurem. Seal on toomingas, ilusti õitseb juba. Ühesõnaga jah, ma ei tea, kas teil üldse huvitab. Aga näed, siin on igal pool midagi, mingid taimed. Seal oli vist nurmenukud, need kollased. Ja siin on minu ilupeenar, mis on praegu kõige ilusam vist. Selle me tegime eelmine aasta. Ja nartsisse tuli suht vähe seekord nagu õisi. Aga ma arvan, et järgmine aasta tuleb rohkem, sest et nad nagu kohanevad nüüd. Need peaksid siin keskel tulema. Need peaksid olema siis need nartsissid, mis on valged ja punase, siukse punaka oranži südamikuga.
oi näed, tulp tuleb, ma ei olegi näinud, mis värvi see tulp on. Esimene tulp, mis on nagu lõpuks tuleb õis ka. Kogu aeg on lehed igal pool, aga õit nagu ei ole olnud. Aga ma arvan, et me siin vaikselt hakkame kodu poole sättima, sest ma olen juba siin. Kaevamine on ikka räme töö. Ma lihtsalt iga kord tunnen, et nagu seda kaevamist on siin maja juures nii palju. Aga iga kord, kui ma ära kaevan, see on nii raske olla. Jalad valutavad. Oi jah, aga äkki kunagi saab läbi see kaevamine ka. Kuigi väga ei usu, kogu aeg on midagi teha.